Vaatame. Mida rohkem see piirkond blokeeritud on, seda suuremaks muutub kõht. See piirkond hõlmab meie selga, vöökohta ja puusi. Paljud inimesed teevad vea, arvates, et suurem kõht pärast 35. Eluaastat on tingitud ülesöömisest ja ebapiisavast treeningust. See on vale, põhipõhjus on blokeeritud lüliti alaseljas. Kui see piirkond on blokeeritud, halveneb verevool üles ja alla, ette ja taha, mis teeb rasva sinna kogunemise lihtsamaks. Täna õpetan teile ohutut ja tõhusat meetodit, mis sobib ideaalselt keskealistele ja eakatele inimestele kõhurasva kaotamiseks. See ei nõua ringi jooksmist ega dieeti. Lihtsalt harjuta seda harjutust kodus 5-1-0 minutit. See sobib eriti hästi neile, kellel on eriti suur kõht, kuid jäsemetes pole palju rasva. Vaata, see on minu isa. Ta kaalus varem 80 kg. Ta kasutas minu meetodit kaalu edukaks langetamiseks ja kaalub nüüd 61 kg. Ta on nüüd peaaegu 65-aastane ja paljud inimesed ei paneks seda isegi tähele. Ta on väga distsiplineeritud ja harrastab seda harjutust kodus iga päev 5-1-0 minutit. See on meetod selja süvalihaste puhastamiseks. See on lihtsaim ja praktilisem meetod, mida ma aastate jooksul õpetanud olen. See mitte ainult ei lõdvesta alaselga ja selga, vaid on ka kiireim ja tõhusam viis kõhurasva vähendamiseks. Aastate jooksul olen aidanud sadadel keskealistel ja eakatel meie kogukonnas potikännakutega inimestel selle meetodi abil edukalt kõhtu kaotada. Nüüd lubage mul teile seda meetodit õpetada, eks? Olgu. Esiteks lasen osalejatel seda demonstreerida. Esiteks valmistame ette nimmetoe, mis aitab treeningut teha. Kui teil seda kodus pole, saate selle osta veebist või suurest supermarketist. Need on väga taskukohased. Kui olete selle kätte saanud, asetage see voodile pikali. Vaadake tähelepanelikult. Kogu teie alaselg tõstetakse täielikult üles, vabastades koheselt kõik päeva jooksul kogunenud pinged ja stressi. Lisaks on sellel 3 suurt eelist. Esiteks venitab see koheselt alaselja pinges erektsioonilihaseid. Need lihased on kõige vastuvõtlikumad pingetele. Nende venitamine taastab elastuse, suurendab lihasmassi ja muudab alaselja mugavamaks. Teine oluline eelis on ergonoomiline disain, mille kumerus sobib ideaalselt alaseljaga, taastades nimmelülide algse füsioloogilise asendi. See harjutus on eriti kasulik neile, kellel on nimmelülide song, stenoos või punnis, kuna see venitab kitsenenud lülide vahelist ruumi. Kui see ruum on avatud, vabaneb surve alaseljale koheselt ja sisemine rõhk kaob loomulikult. Mõned inimesed kogevad tuharate ja jalgade tuimuse järkjärgulist vähenemist. 3. eelis on see, et see leevendab survet nii subsakraalsele liigesele kui ka istmiku piirkonnale. Seega pakub see harjutus mitte ainult mugavust alaseljale, vaid lõdvestab ka tuharaid ja jalgu. Selle harjutuse harjutamine kodus 5-1-0 minutit iga päev on parim viis alaselja vabastamiseks ja hooldamiseks. Jätkake seda harjutust mõnda aega, tundes mugavust alaseljas ja tuharates ning jälgides seejärel muutusi kõhus.